uskumatu. See, mis ma just tegin, see oli ilutulestik. Mul ei olnud mingit kõristid ega seda mul ei olnud. Suht uskumatu tegelikult mõelda, et kui ma alustasin selle korteri remonti kevadel, et kui ma teen neid videosid, siis kes ikka vaatab neid peale oma tuttavate ja sugulaste. Tänaseks ülla on kokku saanud juba 100 jälgijat, tegelikult juba rohkem. Ja need kõik inimesed, või mitte kõik, aga üsna palju on seal inimesi, keda ma isegi ei tea, kes seal taga on, sellepärast, et ma ju näen, kes on see kanal, kes jälgib mind, aga väga palju on võõraid nimesi ja selle üle mul on ääretult hea meel, sest ma never ei osanud oodata, et kedagi reaalselt huvitab ka see, et mingi Jors teeb oma ühetoalist korterit korda ja seda juba varsti 3 kuud. liiga kaua. Aga tõepoolest, mul on siiralt hea meel selle 100 jälgi üle. See annab mulle ka natuke võib-olla rohkem motivatsiooni juurde rääkida, teha ja veeta siin korteris rohkem aega. Sellepärast, et on olnud päevi, kus ma mõtlen, et mille jaoks tõepoolest. Nüüd, kus korteri lõpp hakkab juba paistma, siis tegelikult nii hirmus see värk ei olegi. Aga mida me täna teeme? Täna hakkame lõpuks kruntima. See sein, see lagi, põrandad ei krundi. Jube hea hommikune maadrite trenn. Võtad ämbri kätte ja annad kuuma. Muidugi ma ei tea tegelikult, kui hea see on, aga tundub mulle vähemalt, et segab juba hästi. Ja päris hea füüsiline ka. Ja see OSP, mis siin all on ideaalne, kogemata jäi üle terve plaat, aga nüüd ma saan seda lükata mööda seina äärt ja värvi põrandale ei kuku. Kruntimine läheb küll palju kiiremini, kui ma ootasin. Kõigepealt võtame lahti selle pistiku. Aga nüüd on juba hea selles mõttes, et sa tunned, et elamisse tuleb uue korteri lõhn. See värvilõhn on niisugune mõnus. Ma arvan, et ma need pistikud jätan ka samaks ja värvin lihtsalt selle spreivärviga üle. Sellepärast, et need on nagu nii teleka taha, siin, kus ma praegu olen, hakkab olema tulevikus televiisor. Et mis ma ikka siia kuradi kalleid klaasist 30 euroseid pistikuid ostan. Pointless ju. Nii. Hops. Ja nendega mul pole nagu nii midagi teha, aga ma ei hakka neid ju ära ka võtma, või selles mõttes võtma, katma kuidagi. Ostad sinna mingi pimeda korgi ette või mis iganes, see on ka lamp. Nii, teeme natuke ruumi juurde ja liigutame seda OSP-d edasi, et me saaks hakata juba nurka tegema. Läheb kõik ehitusjäätmetesse. Nii, aga lükkame selle siia edasi ja ja enne kui keegi kritiseerib seda, et kuule nii ei värvita ju, siis chill. Ma krundin. Värvida kohe kindlasti niimoodi ei saa, kui sa tahad, et sul oleks ilus tulemus. Aga krundi puhul on suht savi. No rull jääb veits võib-olla äkki isegi liiga märg. Aga ma ei tea. Ma olen harjunud. Ma ei ole viitsinud mitte kunagi krundi jaoks seda määrida. Värvi alust
Ja noh, seda kilekotitehnikat ma ka ei raatsi, siis see on just ka nagu mõttetu raiskamine on ju krundi jaoks. Plus krundiga on nagu nii ju. Ma krundin ta ära ja sellele alati ju järgneb lihvimine. Ja kui keegi küsib, miks ma siit võtan, siis see, et siin on nii vähe sees, pluss siin on veits sitta sees. Et ma teen nendega ainult neid ääri siis. Aga jah, ma ei tea, kas ma rääkinud, ma värvin või krundin kõik Eskaro flatiga. See on värv, mida igal pool, kui sa guugeldad, siis sotsmeedias ja kus iganes. Siin on vaja pahteldada, siin ja siin. Kus iganes siis kiidetakse. Et kõigile väga meeldib. Ja ta hind, see suur potsik ka rautas 23 €. Ma ei tea, odav kallis, aga kuna ta on mulle praegu selle kodule kõige ligem kauplus, siis ma ainult seal aega veedangi. Aga ei äge. Võttis aega. No eks ma venitsin ka. Et jõuda siia tänasesse etappi. Aga noh, eks sa ise teed ja kui otseselt ju ei ole tulitakusega, siis ju inimene on loomu poolest laisk. Eks sa veits ikka venitad, kui võimalus on. No nii, esimene sein, esimese kiiga tehtud. Teeme teise seina. Noh, muidugi võib-olla mõistlikumaks on tõesti teha, lihvida kõik korraga. Aga täna on natuke kiire, nii et proovime vaatama, kui kaugel me jõuame. Aga miks ma üldse lihvin seda? Ma lihvin seda 180-ga. Sellepärast, et eelmises korteris, kus ma ka värvitöid tegin, tuli välja, et aluspind oli veits sitt. Kõik need aastakümnetega kogu need kõnts, mis sinna seina peale oli tekkinud. Eriti lakke rikkus ära väga suure osa mu viimistlusest. Ühesõnaga värv hakkas mullitama. Ja ma tegin seda täpselt samade vahenditega, selle Eskaro flatiga. Ja siis laevärviks oli see sama Symfia Eskaro oma, ehk siis need ei tohiks omavahel kohe kindlasti reageerida. Ja siis ma mõtlesin, et ju siis oli see, et see kõnts, mida ma ei viitsinud lihvida ja korralikult kruntida, noh, jumal teab, rasvad, higi, mis iganes seina peale saab, on ju. Et see siis ma arvan lihtsalt ei tekitanud piisavalt head aluskihti sellele. Ja nüüd edaspidi ma olen alati käinud viimavööriga kergelt üle. Ja sellist muret ei ole olnud ja ma alati käin üle teise kihi krunti, esimese kihi krunti, et pind jääks nagu ideaalne. No nii, 2 seina on valmis ja mida ma ütlen teile selle peale on see, et ma ei saa aru inimestest, kellele meeldivad on valged toad. Fucking kohutav, sa oled nagu haiglas oled. Kõik on peegeldab, kõik on jube ebamugav silmale vaadata, väga kodust tunnet, see ei tekita. Ja see on ainult üks kiht. Teine kiht veel peale panna, issand jumal. Noh, siis ongi samasugune nagu mu lagi. Aga noh, üks helge element peab ikka toas olema ja minu selleks helgeks elemendiks jääb siiski köök, sest see jääb tõesti valge. Aga üks asi, mis ma veel täpsustan teile, mitte ei täpsusta, vaid tunnistan üles, mis ma siin veel vahepeal teinud olen, sellepärast, et ma pean seda kola siin ringi liigutama ja et seda kola paremini ringi liigutada, siis ma vahepeal tegin valmis salaja kapi. See siin on kõik värvitud. Siia värvisin ära ka pistikud, mis tähendab seda, et ma nüüd võtan endale vabaduse ja tõstan selle kapi tagasi sinna, kus ta kuulub, et ma saaks siit keskelt platsi tühjemaks ja tulevikus mõne päeva pärast vast juba
saaks hakata ka lage tegema ja siis need asjad enam ei ole ees, nii et vaatame, kuidas ma selle kapi kokku tagasi panen ja kas mul on ka meeles või ma pean minema oma episood 2 vaatama, vist oli episood 2, kuidas ma seda kappi demonteerisin ja asju ära lõhkusin, nii et vaatame, kuidas ma sellega hakkama saan. Täiesti persest. Nii palju sellest, et paned üksi fucking kappi kokku. Tere sai siia kinni. Siis me saanud lahti seda. Siis ma lasin ta lahti ja seda fucking murdus. Pooleks. Vaat see jääb kettas, sa oled nagu OS nagu valmis saama. Ja siis selle lõhud ära midagi või siis selle keerad pekki midagi, teed valesti midagi. Ma isegi taha teada, kas see elektrisüsteem kõik, mis ma siin teinud olen, kas see töötab või? Enda arust nagu kõik töötas, aga alati tuleb üllatusi just sel hetkel, kui sa neid üllatusi ei soovi. Nagu näiteks praegu. Tervitan sind jälle, kes ei tööta, see ei söö. Ülemustelt saame kiita, õissad saa. Ja kõige hull on see, kui sa ise veel loll, sellepärast, et ma avastasin, et need kinnitid olid tagurpidi. See siin, mille järgi me seda üritasin paika panna, oli keeratud teistpidi, ehk siis siit on hästi näha. Plaat istus madalamal, mingi sentimeeter, kui ta pidi istuma ja kuna seinad ilmselt ei olegi sirged, siis nähtavasti see plaat ei mahtunud sinna vahele ja jäi kinni ja siis #fucking elu.